Lasked valvel! Paremale vaat! Härra kolonel, lasked üles riistatud, rivis on 22 lasked. Kapten Karjum. Vabalt! Täna on 11. november jälle. Kell saab varsti kell 11 ja 11 minutit. Mis ajalooliselt tähendas seda, et lõppes esimene maailmasõda, relvad vaikisid, aga meie relvad täna ei vaiki. Esimese ringiga laseb Niilo. Siis laskemoona punktist saate laskemoona, ühe padruni kaupa anname. Ja peale kella hävitamist on siis kavas ka selgitada välja selle grupi sõltpatruuni. Õnne on ikka rohkem vaja. Skilli on vaja selle järgi vastama enam. 600 peale ei saa. Ära veel lased. Pataljoni ülema kella pihta! Tuld! Mööda! Ei tule käskust, ei tule! Mis on see asend paika? Kella ikka puud pead! Sinna pead laskma. Midagi on valesti. Raamatule anna intervjuu. Oluliselt halvemini. Miks põrusid? Relv on siin. Vähemalt tasud ära see Siikure kullimine vaata. Rehvi valiku jaoks. Võtsin täitsa kuiva ilma rehvi on ära vähe niiskene. This race was very difficult to me. My tires were very wrong and the weather was not fine. See tuli vaba ja. Kokka valitud. Vähemalt asenda ilusti jalad on üles, jalad on kõrge. Kalja poolt enda järgi valitud. Mööda! No mul on üks minut. Käiba võtab püsti asend sisse. Olemas ju. Tuli seis! Kõigepealt kontrollime. Katke. Ei saa olla. Me leppisime kokku. Oota, Kalja, mis tegid? Ma arvan, et alt nurgast oli lihtsalt lahti selle kuradi rihma. Ma arvan ka. Tal on pood kell. Veel ei ole veel peal. Jõule tuleb oodata. Aitäh. Kuidas jäite laskmisega rahule? Kuna kell on hävitatud edukalt, siis tähendab, et võib igati rahule jääda. Ja see oligi eesmärk. Mitmes laskja nüüd siis lõpuks pihta sai sellele? See oli, ma arvan, et 17. laskja, nii et siuke peaaegu, et jõudsime esimese ringi läbi lasta. Kui pikk see traditsioon juba on pataljoni ülema kell sodiks lasta? See traditsioon on algatatud kolonel Ermuse poolt, kes oli tollane väeosuse ülem 94. aastal. Nii et see on siis juba 22. kord ja ma arvan, et see on üks, julgen öelda, ongi üks omapärasemaid traditsioone Eesti kaitseväes ja tegelikult ka üks pikaajalisemaid. Mitmes kell see teil endal oli? See oli nüüd 3. Ja kõigi 3 on nüüd tulnud hüvasti jätta? Kõigi 3 on pidanud hüvasti jätta. Nii et ajaloos on see juhtunud üks kord, kui pataljoni oma kell jäeti laskmata. Ja siis võistlejad kinkisid kella pataljoni ülemal. Kes need laskjad olid? Pataljoni tegevväelased, kellel on sooritatud laskeoskustest, omavad õigust tulla siis seda kella laskma. Kuidas siis võit tuli? Mis ikka tuli, süda puperdas täiesti reaalselt ja ei ole tükk aega lasknud, et süda puperdab. Aga sihtisin, lasin, tunne oli küll selline, et nüüd läks mööda, paremale poole mööda. Ja siis kuulsin, et tuli seis, vaatasin, midagi on hullult valesti ja tuli välja, et pihta järelikult ei saanud. Kui palju nüüd tuleb tavateenistuses 100 meetri pealt sellist pisikest kellataolist asja tavada?
no nii pisikesi asju ei pea, et tegelikult saab ikkagi oluliselt suurema asjale pihta. Ta on vaja ainult suuremaid asju lasta ja ei ole nagu nii täpselt vaja taga ajada. Kui kaua juba Puperanovis teenite? No 2004 alustasin ajateenijana siin. Siis vahepeal muud kaitseväge mööda olen ringi käinud kuni 2013, siis alates olen siin tagasi. Ja töötate? Töötan siis rühmavanemana ühes kompaniis.